Mina olen Riina Raudson ja räägin Maarjaspargi konserveerimisest. Ma tegin siis kõnealusest köitest väiksema selle köite siis eeskujul väiksema näitise, et selle lasen ringi käima. Nii. Ettekanne siis põhineb kõrgemas kunstikoolis Pallas tehtud lõputööl. Minu juhendajaks oli Torel Sabre, kes on siis köitekonservaator Tartu Ülikooli raamatukogus, kus valmis ka praktiline töö, ehk siis köide, mille ma konserveerisin, on Tartu Ülikooli raamatukogust pärit. Järgnevalt tutvustan põgusalt Maarjaspark nahka ja konserveerimismeetodite uurimust ning seejärel räägin praktilisest tööst lähemalt. Maarjasnaha valmistamiseks kasutatakse maarjajääd, mis on põhiline parkaine, ja soola, milleta ei toimu mingit reaktsiooni, ning täiteainetena võidakse kasutada jahu ja munakollast. Sellisel viisil parkides saab pehme, veniva, vastupidava, valget või kollakat tooni naha. Maarjaspargi teeb eriliseks see, et tegu ei ole täispargitud nahaga. Maarjajää seondub nahaga väga väikeses osas, mistõttu veega kokkupuutusest pestakse maarjasnahast välja ja nahk läheb justkui toornaha olekusse tagasi ehk kuivab kõvaks ja kangeks. Ennist mainitud täitainete lisamine muudab naha vastupidavamaks ja vähem veetundlikuks kui ainult maarjajää ja soolaga parkides. Sellel pildil alumises reas on siis näha, mis juhtub selle nahaga, kui seda vees hoida ja lasta hiljem õhukäes kuivada. Hoolimata veetundlikkusest on maarjaspargitud nahk olnud väga armastatud köitematerjal. Maarjajää on säilitavate omadustega ja enamasti on maarjaspark nahast köited heas seisukorras ning konserveerimismeetodeid pole palju uuritud. Maarjasnaha keemilised kahjustused ei paista välisel vaatlemisel hästi välja, nagu näiteks taimpargi puhul. Et maarjaspargiga kaetud köidete taastamise kohta materjali leida, lugesin ja analüüsisin kirjandust, küsisin erinevatest konserveerimisega tegelevatest asutustest ja käisin ka ise koha peal konserveerimispasse uurimas. Niisiis, kuivpuhastamisel kasutatakse üldtuntud meetodeid, nagu erinevad kustutuskummid ja puhastuslapid, vulkaniseeritud kummist puhastuskäs ning tolmuimeja. Märgpuhastuseks saab kasutada ensüümi ja destilleeritud vett. Maarjaspark on veetundlik, aga on olemas meetodeid, kuidas saab nahka niiskust viia, nii et see veega otseses kontaktis ei ole. Selleks on olemas niisutuskambrid ja spetsiaalsed kangad nagu Koreteks ning Sympateks. Eraldi teema on naha pehmendamine emulsioonide ja määretega, mida küll tänapäevani tehakse ja samas ka laidetakse. Maarjaspark naha puhul ei soovitata toitvaid emulsioone kasutada, sest need pole pikas perspektiivis head tulemust andnud, vaid pigem kahju tekitanud. Oma heade omaduste ja säilivuse tõttu kasutatakse ja soovitatakse kasutada maarjasnahka konserveerimises. Nüüd räägin köite konserveerimisest lähemalt. Köite näol on tegemist 17. sajandi algusest pärit foolioformaadis heebrea ja arameakeelse piibliga, mis on köidetud saksa renessanss stiilis. Raamat on kõvakaaneline, täisnahkköide ning avaneb vasakult poolt. Köitel on läbiv niiskuskahjustus, maarjaspargist kattenahk oli esikaane ja selja küljest lahti tulnud ning deformeerunud. Sellisel kujul ei olnud võimalik köidet nõuetele vastavalt hoiustada ja kasutada. Nimelt Tartu Ülikooli raamatukogul on kasutuskogu, mis tähendab, et inimesed saavad raamatuid tellida uurimiseks raarasaali.
Köite korrastamine hõlmas erinevate materjalide taastamist. Sisuplokist oli kõige halvemas seisus esimene ja viimane poogen, kuid terve sisuploki ulatuses oli palju väiksemaid ja suuremaid rebendeid. Põnevad olid üpris arvukalt esinenud paberivalamisvead, mida oli sama paberiga paigatud. Parandused tegin erinevate Jaapani ja paranduspaberitega, rebendid said toestatud loorpaberiga. Köite lukkumid on ajaga kaduma läinud ja puit nende asukohtades oli väga kahjustunud ja lagunes. Paranduste teostamisel palusin Kristjan Pahmani abi. Lisaks sellele, et lagunevad osad said uue puiduga asendatud, ühendasin köitmed uute puupunnide abil esikaanega ja lukkumite asukohtades sai uus puit originaali eeskujul profileeritud. Maarjaspargist kattenahk oli määrdunud, jäik, kõva, kokkutõmbunud ja laineline ning selle tõttu ei ulatunud enam üle puitkaane esiserva. Esines rebendeid ja puuduvaid osi. Sulgurite asukohtades oli nahal metallidest tingitud korrosioon, kus nahk oli äärmiselt kõvaks ja rabedaks muutunud. Maarjasnaha kuivpuhastusel kasutasin erinevaid kustutuskumme, mis andis juba märgatava tulemuse, nahk muutus heledamaks. Nahk sai märkpuhastatud ensüümi ja destilleeritud veega. Ensüümiga puhastamine oli aeganõudvam, destilleeritud vesi hakkas mustust kiiremini lahustama. Nahka tuli sirutada Sympatex kompressis, et deformatsiooni eemaldada. Kompressi sai tehtud mitmes osas, esmalt esikaane kattenahale, et seda uuesti sirgeks saada, ja hiljem tagakaane nahale, et oleks parem nahka tagasi köite peale panna. Vajalikud parandused tegin kroonparksea nahaga, mis oli sobivat tooni ja väljanägemiselt sarnane originaaliga. Viimase etapina tuli nahk uuesti kaantele liimida. Pehmendasin nahka Sympatex kompressis, et see alluks paremini köite peale tagasi venitamisele. Liimimiseks kasutasin nisutärkise kliistrit. Köite puuduvaid lukkumeid selle töö käigus ei taastatud, sest sulguritest pole säilinud ühtegi originaalosa, mille põhjal saaks uued valmistada. Küll aga tegin joonis ühe võimalikule variandile, millised need võisid välja näha uurimuse ja sarnaste köidete vaatlemise põhjal. Lukkumi mõõdud sai võtta nahale jäänud jäljendite pealt. Tulevikus võiks kaaluda sulgurite taastamist, sest need on siiski köite konstruktsiooniliselt tähtsad osad. Vajalike konserveerimistööde tulemusel sai köite seisund stabiliseeritud ja see on taas kasutatav. Fotodel on siis vaade esikaanele enne ja pärast ja siis tagakaanele ja köite seljale. Valmistasin köitele kaitsva arhiivi püsivast papist karbi, mis ühtlasi hoiab köidet õiges asendis. Maarjasparg säilib hästi, kuniks ei puutu veega kokku. Maarjasnahka on vähe uuritud ja konserveerimisel kasutatakse samu võtteid, mis täisparknaha puhul. Kahju, et selle erilise naha konserveerimise nüansside kohta pole palju infot leida, sest hoolimata heast välisilmest võib materjal olla sisemiselt väga kahjustunud. Sain hindamatuid uusi teadmisi ja hulgaliselt kogemusi, mida edaspidi erialases töös kasutada. Sain töötada materjalidega, millega ma polnud kokku puutunud ja seeläbi oma teadmiste pagasit täiendada. Antud teema on väga põnev ja seda saab mitmes aspektis edasi arendada. Näiteks on tehtud põnevaid katseid kasutada maarjajääd kombineeritud parkimises, mille tulemusel on saadud maarjas pargitud pergament, mis ei ole nii jäik kui tavaline pergament, ning vee- ja kroomivaba parkimisviisi väljatöötamisel. Samuti oleks huvitav uurida sõna maarjaspark etümoloogilise poole pealt.
Aitäh kuulamast ja kutsumast! Sa mainisid, et teos on nüüd valmis taaskasutamiseks. Kas keegi ka taaskasutab seda? Kas see on aktiivses kasutuses olev pühakiri? Ma ei oska seda kommenteerida, äkki Torel teab? No väga tihti ei ole ikkagi kasutuses. Aga selle konkreetse kohta ei ole teada? Ei ole teada, aga ma olen kindel, et ei ole veel kasutatud.